Viimasel ajal seoses muutustega julgeoleku ja poliitilise kliimas Eestis on arutelus päris palju erinevaid teemasid. Näiteks tanki äraviimine Narvas, sõjapõgenikud, kes tulid Ukrainast Eestisse, siis viisakeeld ja kõigeks sponsoriks on loomulikult suur inflatsioon, Ukraina sõda ja suured elektrihinnad. Ja tekkiski huvi natukene arutada neid teemasid või pigem isegi kuulata, mis on nendel tarkadel inimestel, kes siin istuvad minuga, öelda. Aleksei, Raimond, tervist, on päris tore teid näha siin, aitäh, et tulite. Hiljuti sai see tank ära viidud Narvast, aga on tunde, et päris suured muutused on leidnud aset Narvas. Et ikkagi, ma eeldan, et te olete jälginud neid sündmusi. Kuidas teie arvamusel on muutunud Narva ja Ida-Virumaa? No esiteks ma olen jälginud seda arutelu, erinevad poliitikud, mõned eksperdid on rääkinud sellest, et see siis näitab, kas integratsioon on edasi liikunud või tagasi liikunud või siis sündmus on tühistanud integratsiooni või midagi. Ma arvan, et need Nõukogude aja sümbolid, mälestusmärgid ja nende äraviimine ja kuidas elanikkond reageerib, see on pigem marker. Et see ei ole see, et ta viib edasi või tagasi, vaid ta näitab, mis seisus me praegu oleme. Et kui on 20+ aastat integratsiooniga tööd tehtud, keelt õpitud, riigi identiteeti arendatud, siis me oleme kõvasti edasi liikunud ja mõned inimesed ei ole kindlasti veel nii palju lõimunud, kui ma oleks seda tahtnud. Aga minu hinnangul see tangi äraviimine on valulik teema. On kindlasti vaja riigi inimesi, kes näitavad hoolimist, kes lähevad dialoogile inimestega. Aga asi pole selles, et see on nüüd tühistanud meie integratsiooni. Esiteks ma ütlen seda, et see tanki äraviimine kindlasti oli sündmus, millel oli potentsiaal, et see oleks võinud lõppeda palju halvemini. Ja kui selle äraviimisega seoses oleks näiteks Narvas puhkenud, ma ei tea, konfliktid politsei ja inimeste vahel või rahutused, nagu mõned poliitikud ilmselt tunnistasid ja soovisid ja olid juba seal ette Narva läinud kohale, et siis telekaamerates rääkida sellest, kui halb see kõik on. Siis seda ei juhtunud ja tänu sellele, et seda ei juhtunud, mulle tundub, et selle sündmuse mõju on palju väiksem, kui ta oleks olnud. Et selles mõttes ka meie riigi struktuurid tegid oma tööd ülimalt professionaalselt. Et Riigikogu riigikaitsekomisjonis me ka käsitlesime seda, kuidas see reaalne operatsioon läbi viidi, et see ei olnud ainult üks tank, vaid tegelikult linna peal mitmed Nõukogude aegsed sellised sümbolid ja monumendid. Mis puudutab Narva inimesi, siis mina selles linnas olen palju käinud ja mul on seal tuttavaid ja häid sõpru ja ma olen proovinud siis nendega hoida ühendust ja kuidagi otse aru saada, et mis nad siis tunnevad ja mulle tundub päris paljudel see tunne on pigem selline, et kuidagi jätke meid rahule, et nad tunnevad, et ühelt poolt Eesti riigivõim nüüd nendega tegeleb ja kõik neist räägivad, eks ole, ja võib-olla mitte nendega räägivad, aga neist räägivad. Ja teiselt poolt, eks ole, siis üle piiri Venemaa, seal osad telesaadete juhid ja teised on, eks ole, vibutanud Eesti poole rusikat ja lubanud tulla narvakaid vabastama ja meie eest kaitsma ja nagu mulle üks vene tuttav Narvast ütles, et ma austuseks ei soovi seda, et mul ei ole seda vaja, seda vabastamist ka. Et jah, mulle tundub et nad pigem võib-olla minu tunnetus on see, et rohkem on tõmbunud isegi endasse või et tahavad lihtsalt elada oma elu edasi ja et see ei puudutaks neid. Ja ma jätsin vastamata, et kuidas ma tunnetan Ida-Viru Narva elanikkonda. Ma olen 2 aastat seal elanud nüüdseks. Nüüd kolisin ära, olen elanud seal 2 aastat, töötasin õpetajana. Mul on palju sõpru Narva linnast ja jälgin hoolega sotsiaalmeediat ja neid inimesi, kes seal siis on ja mis nad olukorrast arvavad. Ja ma näen, et inimestelt on midagi ära võetud, see on osa nende ajaloolisest mälust võib-olla ja tulemuseks õnneks ei ole inimesed märatsema hakanud ja ei ole probleeme selles mõttes olnud, aga mida me nägime, nad tulid järgmisel päeval, tulid lilli, mõned inimesed nutsid
ja et see näitab, et see on kindlasti löök nende jaoks, see on nagu trauma ja mida see iseloomustab minu jaoks. Minu meelest tänapäeval me ei ole nagu ehitanud mingit uut narratiivi, mis ühendaks Narvat Eestiga. Rohkem on olemas Narva kolledž, promenaad, et Euroopa Liit on ka sinna jõudnud, aga minu meelest mõned sündmused või sümbolid või monumendid oleks võinud olla nagu sellised, mis ühendavad kogu Eestit Narvaga rohkem ja oleks mingid rituaalid, mis oleks nagu ühendanud. Et meil on olnud Vaba Lava kultuuriprojekte, sündmusi, meil on olnud Station Narva, igasugu toredad üritusi seal, aga see on sellisele noorele progressiivsele elanikkonnale, aga kuidagi vanemad inimesi ei ole nagu adresseeritud nii palju ja minu meelest, et me ei ole loonud seda uus Eesti nii-öelda või taasiseseisvunud Eesti narratiivi, mis kaasaks neid, aga me oleme ka ära võtnud osa nende ajaloolisest mälust, et see tühimik on täitmata ja me peame seda ehitama. Ja kuidas peaks seda ehitama, mis oleks see lahendus, sest et 30 aastat iseseisvat Eestit, aga pole midagi justkui nendele narvakatele olnud, rääkides ühest neljandikust. Mingil hetkel muidugi peaks ka kuidagi sellest aru saama, et kui me tahame, et Narva on lihtsalt üks täiesti tavaline Eesti linn ja omavalitsus, siis see linn on täiesti tavalise linna ja omavalitsusele nagu kõik teised Eesti piirkonnad konkureerib nendele ressurssidele, mida siis riik saab eraldada omavalitsustesse ja investeeringutele ja nii edasi. Et see ei ole nagu nii, et kõik nüüd peavad kogu aeg mõtlema, et mida selle Narvaga teha, et Narva peab enda huvide eest seisma ise ja oma projektide vajalikkust ja nende finantseerimise vajalikkust tõestama ikkagi ise. Ja teine asi on see, et minu meelest, mis on nagu selline täiesti tobe narratiiv on see, mida nagu levitavad mõned Eesti-Vene poliitikud kogu aeg, et kuidas narvakatega keegi ei räägi ja kuidas nendega mingit dialoogi ei ole. Et me oleme enda erakonnas, siis Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni ja meie ministrite kohtumistel. Minu meelest on Narvas käinud majandusminister, on käinud tööminister, on käinud kultuuriminister, on hoitud ühendust nende Narva kogukondadega, neid Eesti poliitikuid ja ka teistest erakondadest ilmselt, kes on käinud viimasel ajal ja viimastel aastatel Narvas ja kohtunud seal inimestega rääkinud on väga palju, et kuidagi see, mulle tundub, et see on nagu mingite osa venekeelsete poliitikute unistus ka kuidagi nagu seda ohvri ja sellist kohutavat sellist, et meile tehakse liiga ja keegi meiega ei arvesta mentaliteeti nagu süvendada. Ja ausutades minu tunnetus on see, et ka päris paljudel narvakatel on nagu sellest kõrini. Et ma arvan, keegi ei taha ennast tunda nagu mingi sellise alaväärse ohvrina. Öeldakse, et poliitiline võim ongi nagu rahva peegeldus ja pärast tanki äraviimist seal poliitika maastikul on leidnud aastad sellised juhtumid, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et Katri Raik vaevalt jääb linna peaks. Kas see on suur muudatus, sest et nagu ta oli selline päris suur figuur, kes ütleme niimoodi tegigi seda tööd Narvas, kajastas Narvat ja põhimõtteliselt kuidagi tegi niimoodi, et need ressursid ka läksid sinna. Katri on olnud nagu Eesti riigi tasemel Narva väga tugev eeskõneleja, tal on väga hea selline võrgustik Eesti poliitikute tippametnike hulgas, et ta on hea Narva linna esindaja. See, et ma saan aru, et Eesti 200, kes oli Narva koalitsioonis, otsustas nagu selle tanki ja monumentide kriisi pärast nagu püssi põõsasse visata ja mitte osaleda linna juhtimises on minu meelest nagu tobe ja näitab täielikku ebaküpsust, et Narva poliitika alati ongi olnud üks väga keeruline asi, et ausutades mina olen alla andnud ja ei suuda enam sellesse süveneda, võib-olla ajakirjanikud viitsivad veel sellel nagu järge hoida seal, eks ole, et seal on iga volikogu istung algab kõik nagu nullist, eks. Aga minu meelest see, et seal kujunes selline koalitsioon nagu kujunes, see oli Narvale positiivne, andis talle nagu hea tõuke. Ja mina küll siit Tallinnast vaadates oleks rahul, kui see nii ka edasi läheks. Et minu meelest nagu iga esimese sellise kriisi või virvenduse peale nagu diivani taha peitu pugeda, et see pole nagu päris adekvaatne. Ma vastaks kahele küsimusele, kui on natuke pikemat vait olnud. Esiteks Katri Raik ja linnavõim, teiseks, mis on siis need lisa nagu meetodid, mida me tegema peaksime. Alustades Katri Raigist, ma arvan, et tegu on väga ägeda, tugeva ja empaatiavõimelise linnajuhiga. Inimene, kes on esindanud Narva inimesi, samal ajal on tugevalt esindanud Eesti riiki,
see ongi Eesti riik, aga tugevalt esindab nagu riigi agendat võib-olla seal koha peal. Mis ma ütlen selle kohta, et mis seal läbi kukkus, miks Narva linn ise ei suutnud vastutust võtta selle tangi osas ja siis sotsiaaldemokraadid viisid selle tangi valitsuses minema. Mitte ainult nemad, kogu valitsus viis minema. Et oligi see, et Katri Raigi nimekirjas on väga palju erinäolisi inimesi, keda Katri on enda tiimi kaasanud. Seal on inimesi seinast seina vaadetega ja tegelikult on väga raske kriitilistel momentidel neid saama kuidagi toetama erinevaid plaane ja mida me nägime, 2 inimest Katri Raigi nimekirjast kohale ei tulnud, kui oli vaja tangi tuleviku osas otsustada ja siis samal ajal Keskerakond ja Jevgrafov oma meeskonnaga hüppasid alt ja siis kukkuski läbi kogu see Narva tangi jätmine ja see plaan, et no see on juba teine teema, pikem teema, ei hakka sellest rääkima, aga Eesti 200 lahkus küll koalitsioonist, aga on öeldud, et ülemplaanides on plaan Katrit toetada ja tema meeskonda, tema eelnõusid toetada ja siis liikuda reformidega edasi, kindlasti tema vastu mitte hääletada. Lihtsalt probleem oli selles, et ei suudetud seda Katri tiimi tööle panna. Ja mida tuleks teha peale seda, et on vaja jätkata kultuuriprojektidega, ühiste sündmuste ja monumentide ülesehitamisega Ida-Virumaale Narvas veelgi aktiivsemad, olgu selleks kultuurikeskus Vaba Lava või mingid muud asjad. Ma arvan, et on vaja kindlasti minna ühe tugeva koolireformiga ja see ei ole lihtsalt üleminek eestikeelsele haridusele, vaid ühtne Eesti kool, kus me hakkame tekitama rohkem kontakte Narva inimeste ja eesti keele kultuuri kandjatega, ehk siis igasugu õpilasvahetused, võimalused minna kuskile teiste maakondadesse õppima ja siis Eesti inimesed saaks sinna õpilasvahetuse tulla, rohkem keelekümblust, mida Eesti riik ei ole toetanud, eriti viimastel aastatel, kuigi metoodika töötab. Ja peale hariduspoliitikat on kindlasti oluline ka riigi kommunikatsioon, et kui me arvame, et valitsus lihtsalt tõlgib oma kommunikatsiooni tõlketeenusena eesti keelest vene keelde, siis töö ei ole tehtud. Tegelikult on vaja tugevat kõneisikuid, kes tunnetavad kuulajaskonda. Ma arvan, Raimond tegelikult tunnetab väga hästi venekeelset kuulajaskonda ja ma loodan, et sellised inimesed suhtlevad veelgi enam üldse venekeelsete inimestega Eestis. Ehk siis rohkem tagasi kooli projekte ka mingi määral. No ma mõtlen, et nad tegelevad sellega, et need annavad võimaluse erinevatele õpilastele minna teistesse koolidesse õppima näiteks. Päris see. Tagasi kooli on nagu osa sellest suurest. No ja ma mõtlen, üks väike selline näide. Aga siis ka üheks tuuliseks teemaks on viisakeeld, et nagu kui enamusel eestlastel on enam-vähem üks arvamus selle teema kohta, siis venekeelsetel eestlastel, no ütleme niimoodi, et nende jaoks see viisakeeld on võib-olla natukene keerulisem küsimus, sest et see taoline fraas, et aga kui seal on mingi IT-spetsialist näiteks Venemaal, kes enam ei taha elada seal, kes ei toeta seda režiimi, ei toeta Putinit, miks temalt võetakse ära see võimalus minna Eestisse elama, kui ta on isegi valmis õppida seda keelt ja nagu integreeruda? No see on nagu kodakondsuspõhine otsus ju, et ma ei kujuta hästi nüüd ette, kuidas Euroopa riigid hakkaksid siis piltlikult öeldes, mis me siis tahame, et Eesti Politsei- ja Piirivalveamet hakkaks kuidagi viima läbi mingit Vene kodanike meelsuskontrolli, et selgitame välja, kuidas nad mõtlevad, ja siis vastavalt sellele siis teeme viisaotsuseid või kuidas me seda, kas meil on mingid mõtete lugejad, keda me saame palgale võtta või kus me teame, mis see inimene nagu siis südames mõtleb või tunneb, et selle, minu meelest selle viisakeelu puhul on see nii-öelda, miks seda kaalutakse, põhjus on nagu hoopis teine. See on see, et ka uuringud näitavad ja nagu tunnetus on, et Vene ühiskond tegelikult täna ikkagi üsna suurel määral on Vene võimude taga ja selles sõjas pigem nagu toetab Venemaa positsioone ja püütakse siis leida võimalusi, muuhulgas siis majanduslikke ja neid samu liikumispiiranguid, mis siis nagu viiksid kohale selle sõnumi, et selle sõja tulemusel tegelikult nagu elu läheb halvemaks ja inimeste nagu näiteks sama vabadus reisida on piiratud. Siin on muidugi iseasi on see, et kui realistlik see on, praegu me nägime, Euroopa ütles tegelikult sellele mõttele ju ei ja võib-olla
võib-olla nagu selline laiem arutelu koht on see, et kui mõttekas on tegeleda selliste initsiatiividega, millel erilist edulootust ei ole. Kui sõda algas, siis teatavasti ka ju Eesti parlament tegi avalduse ja paljud seisid selle eest, et Ukraina kohal lennukeelutsoon kehtestada. Ma arvan, et päris paljud nendest, kes ka siin Eestis väga tuliselt seda ideed kaitsesid, said ju tegelikult aru, et praktiliselt see tähendaks kolmanda maailmasõja alustamist ja ilmselt need riigid, kellel see võimekus seda lennukeelutsooni kehtestada on, seda tegema ei hakka. Et võib-olla nagu Eesti välispoliitika jaoks on küsimus siin see, et kas on nagu tingimata mõtet minna nagu ja panna Euroopas lauale selliseid ideid, mille realiseerumise tõenäosus on imeväike, et võib-olla tegeleda asjadega, mis kindlasti nagu õnnestuvad. Aga praegu Eesti koos mõnede teiste Venemaa piiririikidega otsib võimalusi, kuidas meie omalt poolt saame nagu piiranguid rakendada ja ma arvan, et selleks tegelikult teatud õiguslikud võimalused on. Ma leian seda, et on käimas sõda ja Venemaa on kindlasti üks riik, mis selles sõjas on ja inimesed, kes lihtsalt tahaks reisida kuskile soojale maale Euroopa kuurortitele, et see ei ole praegu normaalne, et lasta neil inimestel kuskile puhkama minna. Teine jutt on näiteks tudengid, kes on Eestis elanud ja õppinud eesti keele selgeks teinud, kellel on küll vene pass, aga nad on siin 3 aastat juba ülikoolides Tartus ja Tallinnas ja Narvas käinud. Ja minu seisukoht on see, et me peaksime nende eest seista, et nad on juba tõestanud nende aastatega, et nad on väike osa, aga siiski osa Eesti riigist ja nad on huvi näidanud, on panustanud, on pingutanud ja paljud on neist esinenud ka meeleavaldustel ja osalenud meeleavaldustel või siis sotsiaalmeediast oma tükk aega, kas Navalny toetamist üles näidanud või sõda mitte toetamist üles näidanud ja aga see ei peaks olema nagu tingimus, et neid siia jätta. Lihtsalt inimene on siin 3 aastat ülikoolis õppinud, eesti keelt selgeks teinud ja miks me peaks neid välja saatma, aru ma ei saa, et nende eest tuleks seista. No teemad on küll päris suured, aga ma olen kindel, et pärast raskeid aegu tulevad ikkagi head ajad, et aitäh tulemast, oli päris huvitav teiega natukene rääkida, natukene kuulda teie arvamusi selle teema kohta. Aitäh Raimond Kaljulaid, aitäh Aleksei Jašin, et tulite. Aitäh!